Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse tekst on täna Apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele. Loen 10. peatükist salmid 12 ja 13. Apostel ütleb: niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu nii, et te suudate taluda. Aamen. Istuge palun. Armas kogudus, apostli poolt on siin meile ühest küljest hoiatavad, aga teisest küljest ka väga lohutavad sõnad. Siin on kirjas 2 olulist tõde, mida me kristlikus elus ei tohiks kuidagi lahutada. Esimene on see, et on inimlik nõrkus. Aga teine on see, et on olemas Jumala ustavus. Ja esimene aspekt, mida tahaks siinkohal välja tuua, on see, kui inimene muutub liialt enesekindlaks. Ehk siis enesekindlus kui oht. Siin olid need sõnad, kes arvab enese seisvat. Paulus ei pöördu siin uskmatu inimese poole, ta pöördub juba uskliku inimese poole. Ta ei ütle, et kes elab patus, vaid kes arvab end seisvat. Ehk siis suur vaimulik oht ei ole alati avalik patt, vaid võib olla hoopis varjatud enesekindlus. See on ka see tunne, et mind see ei puuduta või minuga seda ei juhtu. No lihtne näide võib-olla praegu eriti, kui ilmad on libeduse poolest heitlikud, õues on palju jääd. Kui inimene, kes liigub jäisel teel ettevaatlikult, ta jälgib, kus ta liigub, eks ta kukub harva. Aga see, kes ütleb, et mina ju tean seda teed. Ma olen siin ennemgi käinud ja läheb julgelt, enesekindlalt. Ja just siis, kui ta on väga enesekindlalt, ta võib libiseda. Nii on ka vaimulikus elus. Kui valvsus kaob, muutub langus võimalikuks. Väga tihti lennunduses, kuigi lennundus on üks turvalisemaid alasid, valdkondi ja lendamine on väga turvaline maailmas, siis lennunduses tihti need lennuõnnetused, mis juhtuvad selle tõttu, et seal on just pilootide süü, midagi piloodid tegid valesti. Väga tihti on tegemist kogenud pilootidega, oskuslike pilootidega ja valvsus läks kaduma ja midagi läks valesti. Meenub üks lugu, see on reaalne lugu 2006. aastast septembris, kus Ühendriikides need olid kohalikud lennud, regionaallennud ja ühest väiksemast lennujaamast üks keskmine reisilennuk või keskmisest väiksem reisilennuk Bombardier tüüpi lennuk pidi lendama väiksemast lennujaamast Atlanta suurde lennujaama. Ja mis seal juhtus oli see, esiteks piloodid teadsid iga detailini seda väikest lennujaama, see oli üks pisike lennujaam, kus nad väljasid. Teiseks, neil oli meeletu kogemus, tohutud tuhanded lennutunnid ja nad olid tõesti 2 mõlemad piloodid, 2 väga kogenud, kus juures seal on nii, et on kapteni esimene piloot, see esimene piloot eelmises firmas, kus ta töötas kaptenina. Põhimõtteliselt nagu 2 kapteni oskusega inimest juhtisid lennukit ja nad olid nii enesekindlad. Nad olid nii kindlad, et nad tunnevad lennujaama, nad olid nii enesekindlad, et nad jätsid teatud põhiprotseduurid tegemata, mida vahel jäetakse tegemata, me ei teame seda. Milleks jälle mingid asjad läbi käia, kõik on nii selge juba.
mis seal juhtus, oli see, et seal oli 2 lennurada, üks oli pikk, ligi 3 kilomeetrine, teine läks risti, oli ligi 2 korda lühem. Ja kuna oli veel mingi lennuradade tulede vahetamine ja seal oli see, et need rajad ei olnud täpselt nii valgustatud nagu vaja. Need asjad olid lendurite poolt läbi arutatud, aga lendurid ei pannud tähele, et nad hakkasid startima valelt lennurajalt. Ja dispetšer ei osanud seda ka nagu näha kohe, seal ei olnud sellist tehnilist võimekust sellest väikeses lennujaamas. Ja mis juhtus, oli see, et lennuk hakkas hoogu võtma ja teate, lennunduses on see V1 kiirus, kus öeldakse, et sellest kiirusest edasi sa pead jätkama õhku tõusmist. Sul ei ole enam ohutu hakata pidurdama. Ja see aeg oli möödas ja siis hopp, nad ühtäkki avastasid, see oli pime aeg ja avastasid, et lennurada sai otsa. Ja nad avastasid seda alles sellel hetkel, kui see juhtus. 2 kogenud pilooti ja see oli üks traagiline lugu. Aga see lugu näitab meile ühte väga olulist tõde. Muidugi pärast seda väga palju nii nagu ikka selliste õnnetustega lennu valdkonnas kohe muudetakse midagi ja hakatakse arvestama veel erinevate ohutusnõuetega. Aga mis meie jaoks on tähtis, on see, et kui inimene on väga enesekindel, isegi kui ta on nii tubli ja oskuslik ja hea, siis just siis võib olla olukord vastupidine. Sama on ka vaimulikus elus, kui apostel Paulus pöördub uskliku inimese poole, et kes arvab ennast seisvat, see vaadaku, et ta ei langeks, kui valvsus kaob, muutub langus võimalikuks. Mis on meie elus, kui me läheme nüüd vaimulikku valdkonda? Mis võib meie elus olla see, et meie valvsus kaob? Võib-olla on see selline enesekindlus, et me teame juba palju. Võib-olla on see ongi meie taust. Tänapäeval kogudustes, kirikutes käib väga palju haritud inimesi, ongi väga palju teadmisi üldse elust ja inimesest. Siis kuidas jumalikke asju tõlgendatakse, kas osatakse siin valvas olla või taotakse endale vastu rindu, öeldakse, mina tean, kuidas asjad käivad. Ja tänapäeval käivad asjad veel kuidagi teistmoodi, kui näiteks Paulus seda teadis. Me just oleksime targemad praegu, mis on väga enesekindel niiviisi öelda. Kui me tegelikult väga paljusid asju ei tea, sugugi mitte rohkem kui näiteks Paulus teadis. Juba see, kui palju meil uskliku inimese päris kogemust siin maailmas on. Valvsus ei tohi kaduda, muidu muutub langus võimalikuks. Paulus meenutab vahetult enne seda tänast salmi või neid salme Iisraeli rahva lugu. Me teame rahvast, kes koges Jumala imesid ja siiski langes. Ja see on hoiatus. Minevikus saadud arm ei asenda tänast alatlikkust. See on esiteks. Teiseks, kiusatus on inimlik ja me ei ole üksi selles. Paulus ütleb meile midagi väga olulist. Teid ei ole tabanud muu kui inimlik kiusatus. Mida see tähendab? See tähendab, et kui meie võitleme oma võitlusi, me teeme tavaliselt need võitlused ja meie olukorra väga eriliseks enda jaoks. Minu võitlus on selline suur ja vägev ja mina olen sellises olukorras ja minul on nii ja kuidas nüüd edasi. Aga ära tundmine, et see sinu võitlus on meie igaühe võitlus, igaühel, kes mis võitlus on, see ei ole ainulaadne. Selles mõttes, et väga paljud võitlevad ka samasugust võitlust nagu sina. Samuti, et sinu kiusatus ei ole enneolematu. Kiusatused tulevad. Ja sinu nõrkus ei tee sind erandiks. No sageli mõtleb inimene kiusatuse hetkel, et kellelgi teisel ju sellist olukorda ei ole nagu minul.
arukas on inimene, kes tunneb ära, et maailmas on suuremaid raskusi kui minul. Aga tihti mõeldakse teistmoodi. Paulus ütleb nii, et see, kes sind kiusab, kuulub inimliku elu juurde selles langenud maailmas. Siin muidugi see teadmine ei vabanda pattu, aga see vabastab meid häbist. Häbist, mis isoleerib meid, isoleerib Jumalast, isoleerib üksteisest. Häbist, mis halvab meid. Kiusatus, mis sinus tekib, ei tähenda, et usk sinus on kadunud. See tähendab, et inimene on inimene. Me kõik oleme inimesed nende kiusatuste keskel. Kolmandaks jõuame Jumala ustavuse juurde. Siin ongi oluline tema ustavus, mitte meie vastupidavus. Esmalt Jumala ustavus. Siin tänane kirjakoht ei too inimest keskmesse, vaid Jumal on keskmes. Apostel ütleb, Jumal on ustav. Paulus ei ütle, teie olete tugevad. Ta ei ütle, sina pead hakkama saama. Ta läheneb hoopis teise nurga alt. Ta ütleb, Jumal on ustav. Ustavus tähendab, et Jumal ei muutu. Ta on ustav, ta on kindel ja ta ei jäta pooleli seda, mida tema on alustanud. No mõelgem näiteks nüüd, kui vaheaeg on läbi, saab kohe läbi, homsest on juba kooli minek lastel. No mõelgem kas või sellele, kuidas õpetaja annab lastele ülesandeid koolis. Hea õpetaja ei anna õpilasele ülesanded, mis on nii lahendamatu, et on võimatu lahendada lihtsalt. Õpetaja ei anna sellist ülesandet. Õpetaja annab võib-olla raske ülesande, aga pedagoogikas on see põhimõte, et ülesanne ei tohi liiga lihtne olla, ei toimu õppimist, aga ei tohi ka liiga raske olla. Teatud vahemik olema, kus laps saab sellega hakkama, aga läbi pingutuse. Aga Jumal ka ei luba meie ellu kiusatust, mille puhul inimene oleks nagu määratud langema. Meil ei tule selliseid kiusatusi, et sa määratud oled langema. Ei ole. See ei tähenda, et kiusatus tuleb kerge. See tähendab seda, et kiusatuses ei ole me lootusetus olukorras. Meil on lootus ja julgus seal võimalikud. Neljandaks me jõuame selle juurde, et koos kiusatusega meile on antud väljapääs. Ja ma rõhutan seda, sest Paulus ütles siin konkreetselt, koos kiusatusega annab ta ka väljapääsu. Pange tähele, siin ei ole nii, et pärast kiusatust on väljapääs. Koos kiusatusega juba on väljapääs. See on väga suur erinevus. Mitte pärast, vaid koos. Mitte alati lihtsa tee läbimine, vaid tee, mida saab kanda. Ehk siis väljapääs ei tähenda kohe seda, et olukord kaob. Ka sinu jaoks see, et Jumal on valmistanud väljapääsu mingis sinu võitluses. See ei tähenda, et väljapääsu näed sa siis, kui olukord kaob, vaid väljapääs on juba sellel ajal, kui sinul see olukord on. Mis see väljapääs võib olla? Kust me näeme seda, et väljapääs on samal ajal olukorraga? No näiteks, et Jumal annab meile jõudu öelda ei kiusatusele. Või näiteks see, et Jumal saadab teise inimese meie kõrvale, kes on selles kiusatuses koos meiega. Ja me oskame hinnata seda inimest, kes meie kõrval on raskustes. See tuleb võib-olla meelde tuletusena pöörduda Jumala sõna poole, avada piibel, tegeleda sõnaga. Võib-olla antakse teatud kiusatused, on sellised, antakse võimalus ka põgeneda. Mõni kiusatus on selline, pööra selge jookse. Eriti lihalikud kiusatused võivad sellised olla. Aga see on antud meile lahendus. Meile on antud lahendus vaikida oma olukorras. Meile võib olla lahendus,
et me pöördume innuka palvetamise juurde. See on lahendus. Neid näiteid võib jätkata. Kui tulekahju puhkemisel on majas evakuatsioonitee, ei tähenda seda, et tuld ei ole. Vaid et on tee, mille kaudu pääseda. Ehk siis majas on tulekahju, samal ajal seal majas on olemas evakuatsiooni pääsetee. Ei pruugi kohe minna, tuli kustub kiiresti. Ka meie elus võib minna nii, et ei tule kiire tulekustutus. Aga nii nagu põhimõte on, et evakuatsiooni tee peab olema vaba, evakuatsiooni uksed peavad olema avatavad, siis nii on ka vaimulikus elus. Jumal ei lukusta väljapääsu ust. Ja 5. kuigi Kristust otseselt nimeliselt ei maini Paulus selles kirjakohas, me tuleme Kristuse juurde, kes on kiusatuste võitja. Apostel ei ütle seda siin otsesõnu, aga kogu tema õpetus juhib meid siia, et meie ei seisa kiusatuses oma enda jõus, et me oleme Kristuses. Ja see ei ole lihtsalt mingi ilus teadmine, ilus arusaama, vaid Kristus, kes on see, kes talus ise kiusatust, ta ei langenud. Kristus kandis meie langemised risti ette. Aga Jeesus Kristus isiklikult sulle annab ka andeks. Kristus Jeesus isiklikult sind tõstab üles, kui sa oled näoli porri kukkunud. Tõstab üles ka siis, kui sul on raske tõusta sellest välja, kuhu sa oled sattunud. Issand armastab sind. Me oleme näinud, kuidas lapsukesed õpivad kõndima, pisikesed. Nemad ka kukuvad, kui nad kõndimist õpivad. Ega siis ühe väikese lapsukese kukkumine ei lõpeta ju vanemate armastamist, et vanemad nüüd ei armasta seda lapsukest. Isa ja ema tõstavad ikka lapsukese jälle üles. Ikka aitavad seda pisikest edasi. Aga nii teeb Jumal Kristuses meie kõikidega. Mitte selleks, et me kukuksime hooletult, vaid et me ei jääks maha kukkudes sinna pikali. Me tuleksime üles. Ta lohutab meid. Ta pühib ära pisarad. Ja ta õpetab meid edasi minema. Jah, tuleb uusi kukkumisi. Kõndimise, õppimisel on palju kukkumisi. Aga on lapsevanem, kes on kõrval ja kes toetab, aitab, ei jäta hätta. Nii on ka Issand meie eludes. Need armsad siin, see tänane kirjakoht 1. Korintuse kiri, 10. peatükis need salmid, need õpetavad meid elama nii-öelda 2 hoiakus korraga. Olgu meie elus alandlik valvsus. Siin olid need sõnad, vaadaku, et ta ei langeks. Ja teiseks, kindel lootus, et Jumal on ustav. Et me ei elaks oma enesekindluses, et me ei elaks oma hirmus, et hirm meist kuidagi võitu saab. Meie ei toetu iseendale, vaid Jumalale, kes ei jäta sind ja mind üksi. Isegi kui me igat olukorda alati ei mõista lõpuni, aga siis pöördugem palves Jumala poole, otsigem Issandat, lahendagem oma elus mingid asjad, mis meil on võib-olla Jumalaga lahendamata. Võib-olla on sinul lohiseb midagi nii-öelda suurt ja rasket järele, et sul on nii raske edasi minna, nagu sul on mingi pael jala küljes ja teises otsas köie küljes on mingi suur riiul lohiseb järgi. No muidugi sa kukud 10 korda. Lase sellest riiulist lahti, sellest vanast riiulist, vanade asjade riiulist. See, mis sind eemale juhtis Jumalast, see, mis sind juhtis mingite ilmalike väliste
teadmiste ja tarkuste poole, millel ühel hetkel puudub sügav usuline sisu, sest Jumal ei ole neid ilmutanud. Tule elavasse suhtesse Jumalaga. Otsi Jumalat sõnast, otsi teda palves. Küsi hommikul, mis on tänane eesmärk minu elus, kus issand ma täna pean liikuma, kellega kohtuma. Mis on tänases päevas sinu tahe minu elus. Olgu tänane sõna meile hoiatuseks ja lohutuseks, kutsudes meid igapäevases usus alandlikult ja julgelt Jumalaga edasi minema. Aamen.